sirutuspausi. Mul on tõeliselt hea meel, et Susu Ismailova oli valmis rääkima oma kogemuslugu. Täna loomulikult Riigikogu liikmena, kes ise peab muu tegevuse hulgas ka kollektiivseid pöördumisi arutama ja menetlema, aga Susu oli tõepoolest see, kes tegi rahvaalgatus.ee portaali kõige esimese pöördumise. Ole hea. Nüüd on kuulda, jah. Tõepoolest, lugu siis järgmine, et oli aasta 2015 millalgi ja minu jaoks sai väga aktuaalseks meie metsanduspoliitika, selle jätkusuutmatus, kui täpsem olla. Ja läbi selle jõudis ka minu töölauale, kui nii võib öelda, lendorava küsimus. Ja lendoravaga siis olid seotud ka need samad teemad, mis ka metsanduses on. Nad on väga lähedalt üksteisega seotud. Ja meil oli käimas juba, meedias oli see õhkkond õige, sellel teemal kirjutati, avaldati arvamust ja mingil hetkel siis tekkis selline mingi sõprusrühm või selline inimesed, kes käisid läbi ja kuidagi jõudis info, et minuni, et varsti peaks vabariigi sünnipäevaks avatama siis selline portaal, kus saab siis teha selliseid petitsioone ja millega otse siis pöörduda rahvasaadikute poole Riigikogus, et oma probleemidest rääkida. Ja oligi siis niimoodi, et koostasime selle pöördumise koos teadlastega, erinevate huviorganisatsioonidega koostöös ja meil olid veel kaasatud ka mitu loodusturismi ettevõtet ja muusikud, näiteks nagu Henri Laks ja Marten Kuningas olid siis ka osalised meie pöördumises. Aga kalendris muudkui päevad läksid ja ootasime juba põnevil, et millal siis meie Eesti Vabariigi sünnipäev tuleb, et me saaksime ka selle portaali avada. Aga nagu ikka heade asjadega, siis mõnikord on neid vaja natukene kauem oodata. Ja portaal siis läks laivi 4. märtsil, kui mu mälu mind ei peta. Ja tõepoolest selline meie petitsioon läks siis üles, aga kõik ei läinud päris nii, nagu võib-olla me arvasime, et võiks minna. Et selle petitsiooniga me siis nõudsime seda, et Vabariigi Valitsuselt, Riigikogult ja Keskkonnaministeeriumilt, et lendoravate elupaikade siis säilitamist võetakse tõsisemalt, viidaks läbi potentsiaalsete vääriselupaikade inventuur, et hinnatakse Eesti metsandus- ja looduskaitsepoliitika senist tõhusust ja nii edasi, et kõik see, mis meil oli mureks, me panime sinna petitsiooni kirja. Ja siis läks lahti. Ja siis me saime aru, et me oleme katseoravad. Ja tuli info, et see oli siis selle portaali beta-versioon, et ta ei olnud veel täiuslik ja me olimegi päriselt selle katse läbiviijad. Ja oli siis erinevaid probleeme seal portaaliga, et asjad ei töötanud nii, nagu nad pidid ja samal ajal, kui meie siis proovisime siis inimesi kutsuda oma allkirja andma, siis päris palju oli selliseid juhtumid, kus tegelikult ei saanud allkirja anda ühel või teisel põhjusel.
Ja noh, nagu me saime väga kiiresti ka teada, et see tiim, kes seda rahvaalgatusportaali siis tegemise taga oli ka üsna väike ja meil oli lõpuks väga tihe suhtlus nendega, et me nagu sisuliselt olime osa sellest tehnilisest toest, sellepärast et allkirjastajad, kes ei saanud mingil põhjusel allkirjastada, nemad hakkasid ka läbi meie suhtlema ja siis me nagu vahendasime seda infot ja lahendasime neid probleeme jooksvalt. Ma vaatasin isegi, et ühel päeval, see oli 13. aprill, meil oli ühes, või tähendab 18. aprill, meil oli ühes meililõimes oli kokku 13 e-maili ja see oli ainult üks lõim sellel päeval. Ja siis samal ajal käis veel suhtlus sotsiaalmeedias, Teelepehkiga ja nii edasi. Aga võib öelda, et selle aja jooksul me saime inimestega tuttavaks, isegi võib-olla väga lähedasteks ja õpetasime ka vanavanematele siis seda, kuidas digiallkirjastada. Et see oli, tagantjärele on see muidugi väga väärt kogemus. Nii. Ja nüüd siis räägin sellest petitsiooni protsessist lähemalt, et selles mõttes ta meil nagu vedas ka kuidagi, et see meediafoon oli väga toetav. Ilma meie palumata inimesed olid aktiivsed, täiesti ajakirjanikud näitasid üles initsiatiivi ja see teema kuidagi nagu lendas. Et siin ma näitan teile siis vaid mõndasid selliseid ilminguid, et näiteks see suur lendorav, mida te näete, see on siis Telliskivi loomelinnaku Skatana, see on siis ühe Portugali tänavakunstniku seinaskulptuur ja mis siis tekkis sinna läbi noorte tantsu- ja tänavakultuuri festivali. Et see lendorava teema inspireeris väga nagu erineva valdkonna inimesi. Siis seal see, mis siin allpool te näete, see sinimustvalge, see on siis Edward von Lõnguse teos siis sellest, et kuhu meie mets kaob. Ja seal suurel pildil näete siis lendorava maskis minu abikaasat. Lendorava maski autor on Maris Männik ja siis 2 muusikut, keda ma ennem juba mainisin, suured looduse armastajad, tänaseks lahkunud Henri Laks ja aktiivselt tegutsev Marten Kuningas. Nii. Ja siin veel, mis nagu taustal toimus, täiesti juhuslikult sattusin mingisse lastetuppa suures kaubanduskeskuses ja siis nägin seina peal oli joonistatud lendorava seljas lendav inimene, kes võib-olla on minuga natuke sarnane. Ja mis võib-olla selle petitsiooni nagu tegi ka nagu mõjusaks, oli see, et üks asi oli see muidugi, et ma olin üsna aktiivne sel perioodil, aga et lendorava see kujutis oli nagu kuidagi, seda pandi tähele ja see töötas. Ja siin ma siis istun selle lendorava maskiga selles samas saalis, kui toimus arutelu selle üle, et kas puidu põletamine on 21. sajandi mõttes taastuv energeetika. Nii. Ja siis me saime oma allkirjad täis suure vaevaga ja lõpuks siis jõudis petitsioon keskkonnakomisjoni. Ja istung oli siis planeeritud avalik, et see ei ole ka vist nagu väga tavapärane, et istung on avalik. Aga siis juhtus niimoodi, et küll kuulutasime välja, et see on avalik istung, et saab jälgida YouTube'is, aga kahjuks see ettekanne või ülekanne katkes järsult
ja me ei teadnud nagu, mis toimub, inimesed kirjutasid mulle samal ajal sõnumites, et mis toimub, me ei näe ülekannet, mis toimub. Aga siis tuli välja selline asi, et kadunud Rein Ratas astus komisjoni ja koperdus juhtme taha ja tõmbas selle lihtsalt välja. Ja siin on siis fotod, Riigikogu fotograafi tehtud Erik Peineri fotod sellest konkreetsest komisjonist, et nagu te näete, et ma ei ole seal ühel pildil, ma ei ole väga rõõmsa näoga millegi pärast. Aga nii see oli. Et selle protsessi sisse muidugi jäi ka üks päris suur meeleavaldus, mille me korraldasime metsade kaitseks. Seal hinnanguliselt osales umbes 500 inimest ja kogu see periood oli väga, see teema oli väga õhus. Ja tegelikult keskkonnaministril ei jäänudki väga palju muud üle, sellepärast et need kaitsekorrad ja kõik need teemad, need olid tegelikult juba kuskil sahtlis juba aastaid, aga siis pidi keskkonnaminister Marko Pomerants need sealt sahtlist välja kaevama ja selle määruse koostama uuesti ja Riigikogu kiitis selle heaks. Nii. Ja nüüd, kui võrrelda nüüd seda petitsiooni, Lendorava petitsiooni, mis oli kõige esimene petitsioon rahvaalgatusportaalis ja minna nagu ajas või tulla ajas edasi, siis selle aja jooksul sai päris mitu petitsiooni esitatud nii otse enda nimelt kui ka läbi erinevate siis ühenduste. Ja ma tõin siin välja mõned sellised petitsioonid, mis nagu said lõpuks ka seadusesse. Et nagu Marja-Leena siin ennem ütles, et see seos nagu ei ole otsene, et ma tean, et on veel petitsioone, mis on nagu mingil määral ka täna töös või nagu algatuse mõttes, seaduse muudatuse mõttes. Aga need petitsioonid siis ma tõstsin esile, et need olid nagu konkreetselt sellised, mis olid, kus mina ise ka osalesin ja mis nagu said siis selle, mis jõudsid eesmärgini. Ja täna ma olen maaelukomisjoni liige ja meil on siis jõudnud petitsioon, üks suurem petitsioon, on nähtamatute loomade petitsioon, millega nad siis soovivad lõpetada Eestis kanade puurispidamise. Seal on üle 21 000 allkirja ja ma loodan, et sellel petitsioonil läheb hästi. Nii et selle aja jooksul kindlasti on portaal muutunud palju kasutajasõbralikumaks. Seda ei saagi enam nagu võrrelda, see, mis ta oli siis, on ju Lendorava ajal ja minu arust inimesed on ka nagu õppinud seda kasutama, et kuidagi juba väga lihtne on see, et siin keegi enne mainis, et millised inimesed on sellised, kas on üldse sellised inimesed, kes käivad nagu iga päev allkirjastavad midagi, et ma iga päev ei käi, aga ma käin ikkagi päris tihti, sest et petitsioone, mis on seotud keskkonnateemadega, inimõiguste teemadega, neid ikkagi ma tunnen, et on vaja allkirjastada, kuigi ma ise olen täna Riigikogu liige. Ja selle abieluvõrdsuse petitsiooniga nagu oligi see naljakas seis, et siis, kui me tegime selle petitsiooni, siis me ei olnud, me olime nagu opositsioon, et me ei olnud Riigikogus, me ei olnud üldse mingi tõsiseltvõetav jõud kuskil väljaspool parlamenti, aga see petitsioon lihtsalt nagu leidis nii suurt toetust ühiskonnas ja nüüd kevadel siis, või suve siis hakul, kui abieluvõrdsuse seadus siis tuli Riigikokku ja mul oli see suur õnn ja au seda nuppu vajutada seal ja hääletada võrdsete õiguste eest Eestis. See oli üks super hea tunne ja mingis mõttes ka naljakas, et sa ühel päeval seisad selle Roosa maja ees, selle plakatiga, ja teisel päeval sa vajutad
seda nuppu selles roosa maja sees. Nii et selline lugu minu poolt. Ma tänan kõiki, kes on selle portaali tööga seotud olnud, kes on andnud meile võimaluse, et inimesed saavad oma arvamust avaldada, endale olulistel teemadel siis võidelda selle nimel, et muutus ühiskonnas saaks olema. Ja ma tänan muidugi kõiki allkirjastajaid, keda on miljoneid, jah? Kokku juba. Ja, miljoneid. Ja ma loodan, et rahvaalgatusportaal ikkagi leiab selle iga-aastase rahastuse, et me ei peaks seda rahvaalgatusportaali kinni panema. Ja minu arust, mis on nagu hästi oluline selle osalusdemokraatia puhul, mida ma näen, et kus Eesti võiks nagu edasi areneda, on just see avatud valitsemise pool. Et seda tahaks rohkem Eestis näha. Aitäh teile ja head sünnipäeva! Aitäh! Väike kingitus ka meie poolt. Ja minu arust see oli praegu suurepärane näide sellest, kuidas demokraatias osalemine eeldab oskust oma ideedele leida mõttekaaslasi ja ütleme siis või tõmmata tähelepanu, kas siis olgu see siis kunstnike, kultuuriinimestega või kuidas mis iganes muude vahenditega, sest poliitikateadustes ju see peamine suur küsimus, peamine suur takistus, et midagi hakkaks üldse juhtuma, on saada päevakorda. Et sinu teemaga hakataks tegelema ja see on väga suur oskus, et see tähelepanu ühiskonnas võita. Et need on väga head näited sellest, kuidas seda teha. Aitäh! Aitäh!